ma võib-olla jagan ühte unenägu, mis ma nägin täna öösel, ma ei tea, võib-olla on kellelegi isiklikuks ilmutuseks, ma ei tea, aga võib-olla oli lihtsalt niisugune huvitav ma täna öösel istutasin taimi ja oli vot selline, nagu meil praegu õues on. Täiesti nagu põllumajanduseks ebasobivad kliimatingimused, täitsa vale aeg oli. Ja ma vaatasin neid istikuid ja neid mullapalle ja osad taimed olid nagu kõigele vaatamata tohutult lihavad, sellised nagu täiesti pakatasid elujõust. Aga osadel olid mullapallid olid läbi külmunud ja jäätunud. Ja taimed olid siuksed hästi põdurad, aga nad olid viibinud nagu kõik selles novembris, nagu meil siin praegu on ju. Aga vot sihuke ja osadel oligi, et see mullapall oli nagu must, no nii rammus. Aga vaata nagu keskkond oli kõigil ühesugune ja siis ma sorteerisin niimoodi, et noh, eks ole, terved vasakule ja haiged paremale või vastupidi. Ja siis ma tean, et mõtlesin, et ise, et mis ma nüüd siin teen, näed ikkagi osad viskan ära ja praagin niimoodi, noh, pooled läksid ikkagi, noh, praagsin välja. Aga siis ma teadsin samal ajal, et see nagu peremees, kellele ma seda tööd tegin, tema ei pannud üldse pahaks, et ma niimoodi sorteerisin ja kõike seda novembrikuus. Ma ei tea, vot siukene uni oli. Ja millest see külmunud, mid juured on külmunud maas, mida see võiks tähendada? Kinni külmunud sinna vanasse. No vot ei tea jah, aga noh, see oli imelik, et tingimused olid kõigile head, aga osad taimed olid lihavad ja mullapall oli ülirammus ja teised olid välja surnud. Aga vaata, Vaata, kui huvitav. aga peremees ei pannud mu tegevust, sellist sorteerimist ja ta ei pannud pahaks seda. Ta oli nõus sellega. Väga huvitav. Mõtlema panev. Võib-olla oli lihtsalt uni, ma ei tea. Ei, see kindlasti ei olnud, sest sul oli ka peremees, kellele sa töötasid ja seal on liiga palju sümboolikat. Mhm. Aga me mõtleme selle üle, mis on see, mis vaata, ta ütleb, et nüüd ülekohus läheb väga võimsaks, siis jahtub paljude armastus. Ja kui see juurestik, see tähendab minevik või see, kus kohast välja kasvatakse, kui see on ära külmunud, siis see taim ei, kui see armastus on jahtunud millegi tõttu, mis on minevikus, siis see taim ei kasvagi mitte kuskil ja seda me teame ju, see on tõde. Seda me teame, kui on andeksandmatust, kui on kinni jäänud südant, kui on sellist külmust, Jumala vastu ka pettumust, see on külmunud maa ja see taim ei saa olla lopsakas, ta ei saa õitseda, ta ei saa kasvada. Nende inimeste elud on kinni, sest see mullapall, tema juured on jääs. Aga vaata, see on tõsi, et kui noh, pimedus läheb suuremaks ja ülekohus läheb võimsamaks, ülekohus, see novembri pimedus, mida ma nägin, on ju noh, praegu on detsember, aga noh, see oli sihuke kõige sügavam paks pimedus. Siis see keskkond on kõigile ühesugune. Siiski. Ülekohus läheb absoluutselt kõigile võrdselt suuremaks. Lihtsalt ühed lihavad ja see muld on selline, et noh, Huvitav. lihtsalt üle mõistuse rammus. Ja teised, näed, mullapall on külmunud ja vasakule. See tähendab, et see, kes vasakule läheb, see on tema oma vastutus. Sest kõigil läheb ülekohus Kõik võrdselt. olid samas kohas, mõnel olid mullapallid ilusad ja rammusad, teistel olid külmunud. See on isiklik otsus ja see on isiklik süda. See on väga karm, see on Sest pime kusjuures oli väga kõigil. karm. Ja. See on karm hoiatav unenägu, sest kui sa võtad kõik need tähendamissõnad, mis Jeesus räägib, nisu ja lusted ahju, head kalad, halvad kalad prüdisse, eks. Mis seal veel on? Kitsed ja lambad. Ta toob väga 5 neitsit ja 5 neitsit. Kui palju neid on, kõiki neid paremale ja vasakule, seal ei ole mingit sellist sotsialistlikku nunnutamist, vaid ongi must ja valge. Aga tead sa, mis seal veel oli, kui ma praegu hakkan niimoodi mõtlema, vaata see sinu innustumine inspireerib mind meenutama, et mis seal veel oli. Tegevus toimus aia taga.
ja aeda said istutatud siis need taimed, mis nagu läbisid selle praakimise. nii. Mis see aed on, kui sa mõtled, et aed on Aed ju ja, aga ma teadsin, et peremees on aiaomanik. ja piibel on täis seda, et peremees on aiaomanik. Ja, mina olen aednik, ütleb Jeesus. Ja siin on palju veel mõelda, siin on mitu jutlust võib pidada, eks mina viitaks Edenile, sellele täieliku, selle hingerahu, varustatuse, turvalisuse taastamisele, aga need, kelle juured on külmunud, kelle süda on hangunud ja jahtunud, nad ei saa kogeda seda Edeni külluse naudingut, seda hoolekannet, seda isa häält, seda turvalisust aias. Aga miks need teised, need olid taimed, eks ole, sina tegelesid taimede kui inimestega ja ühed, kes said Edenisse või sellesse aeda ja teised, kes paraku ei saanud. jah, nad jäid ikkagi sinna täitsa, ma pidin nad kõrvale jätma, see mullapall, no mis sa teed läbi külmunud, vettinud mullapalliga, mitte midagi ei tee. Appikene, et see taim veel kuidagi, ta oli veel kuidagi elus ja ta oli täitsa närtsinud, et sa saad aru, et see asi seal läheb, sealt ei tule midagi, tema aeda ei saa, teda istutada sinna aeda, see ei tule. See on hoiatus, et kui sa tunned, et sul varbad külmetavad, pane villased sokid jalga. Et kui sa tunned, et su jalad on jääs, su jalad on külmas, tee midagi enese päästmiseks. Sest et tuleb välja, et näed, kui su jalad on jääpallis kinni, siis sind praagitakse ära. Ja kõigil on november, ei ole siin midagi. Kõigil on ühteviisi paha ja paljudel on veel palju pahem, eks, ja vabandust ei ole, villased sokid jalga, et jalad ei külmetaks. Aamen. Kas meil on veel midagi briljantset lisada? Hillar, sul on aeg-ajalt selliseid pärleid. Ja, ma korra mõtlesin, kas ma seda jagan või mitte. Ühesõnaga siin eile või üleeile, selline mingi mõtisklus või selline meeldetuletus kuskilt nagu tuli see, et nagu kaks sellist momenti, et kui rahvas tuli Egiptusest välja, siis sealt tuli välja kogu rahvas. Aga Paabelist tulid välja need, kes tahtsid. Vau. Ai, see on küll valus nätakas. Egiptusest toodi kõik välja, aga Paabeli süsteemist tulid ära ainult need, kes tahtsid. Ja siia võiks panna kohe 3 punkti ja sela. Kas Paabeli vangipõlv, Paabeli süsteem, see elu selles mitteolemises, selles vangistatuses, kas see sobib mõnedele? Nende jalad on sinna kinni külmunud, nad ei tulegi sealt edasi. Tagasi Siionisse. Miga on mugav ja palju kaotada. Sest neile ju ainult öeldi, et enne kui see korrektsioon tuli, siis öeldi, et see aeg on pikk, juurduge, rajage endal oma elu, normaalne elu ja see. Siis kui oli väljaminek, siis paljudel oli juba väga mugav ja väga sinna harjumus oli ja see oli juba ebamugav sealt ära minna. Vot siin nagu see, et alati, kui Jumala ajastus või Jumala liikumine või Jumal, mis on tegemas uut, sellega kaasaminek on alati üks ebamugavus tegelikult hingele. Et sa pead nagu sa pead otsuse tegema ja kalkuleerima, nagu Jeesus ütles, et kalkuleeri, mis see maksma läheb. Aamen. Ma mõtlen, selle Paabeli osas on ka see, et kui me praegu sellesse konteksti paneme, mis Inga tõi, on ka see, et ma usun, et me oleme enamus kohanud inimesi, kellele sobib kõiki teisi süüdistada. Nad tegelikult ei viitsi hinda maksta, nad ei viitsi eesliinil edasi liikuda, vaid neile sobib see, et riik on süüdi, valitsus on süüdi, peaminister on süüdi, kohalik omavalitsus on süüdi, vanemad on süüdi, sõbrad on süüdi, tööandja on süüdi, naine on süüdi, mees on süüdi, kõik on süüdi. Ja kui sa siis räägid temaga ja näitad, kus on uksed lahti, et ta võiks edasi liikuda, siis tuleb välja, et talle ei sobi seda talle meeldib see elada oma enda valede kindlustuses
tal on alati 20 argumenti, miks ta ei saa ja ei taha ka, sest et kõik teised on süüdi ja nagunii pole mõtet ja ta ei liigugi edasi, talle sobib see. nii et see on ka üks põhjus, miks nii-öelda vaimsest Paabelist edasi ei tulda. seda jääd võiks muidugi sulatada, eks ole, aga see ei ole praegu tänane teema. tänane hoiatus oli see, et kui on jalad jääs, siis võid maha jääda. kas sa, Inga, oskad selle kogu loo kuidagi äkki lõpupalvesse panna? ma ei tea, ma ise pean ka veel seedima, seda ma üldse ei mõelnud, mis see tähendab või mis see on, et täna siin mõtlesin praegu, et räägiks, vaatame, et kas keegi nagu püüab kinni midagi. sul on väga huvitavad Kristuse ihu puudutavad selged siuksed tähendamissõnalikud unenäod, et mis alati räägivad ihust, mitte nagu mingitest detailidest. ja isa, me võtame kokku selle tänase palve ja isa, me oleme kuulnud sinu vaimu häält ja me ei sulge ka oma südant hoiatustele, vaid me tahame jääda sellesse kohta, kus me paneme tähele, mida vaim kogudusele ütleb ja me ei arva iseennast välja, me ei arva, et see käib kogu aeg kellegi teise kohta ja isa, et me ei mugandu ennast välja arvama. ja isa, me palume, et meil oleks valgust näha oma olukorda, mitte ainult teiste, vaid iseenda olukorda ja et me oleksime valvel ja valvaksime seda aaret, mis meil on saviastjates. isa, et me ei jääks külmunud taimedena aiast välja, vaid me saaksime istutatud ja juurduksime sinu aias, sina, kes sa oled aednik ja kogu loodu peremees. isa, me täname, et kui kuri läheb kurjemaks ja pimedus läheb suuremaks, siis ometi on võimalik olla lihav ja tunda täiesti, et see pinnas on väga rammus, millest me välja kasvame ja selles pinnases ei ole puudu mitte mingisugustest toitainetest, vaid tõesti kõik meis võib nagu lokata ja haljendada, isa, et see on kõige selle keskel, mis maailmas toimub, ikkagi võimalik, kui me oleme juurdunud sinus. et ei ole paremat pinnast, kui olla juurdunud sinus ja see toidab meid ka sellises pimeduses, isa, et me ei saa süüdistada, et päike ei paista ja sellepärast me ei kasva, vaid isa, sina oled pinnas, mis alati on ülirohkem meie suhtes. isa, anna meile nagu olla valvel ja valvata, aga samas ka mitte karta, vaid rõõmsalt kasvada. ja me võtame vastu julgustuse, me ei lükka ära seda julgustust, mida sina pakud. ja isa, me oleme otsustanud toituda ja süüa sinust, olla juurdunud ja rajatud sinusse, siis me ei külmu ja siis me ei kuivetu, vaid me oleme alati nagu need head ja haljendavad, väga hästi toidetud taimed ja me saame istutatud ühel päeval sinu aeda. Jeesuse nimel, aamen. Oli siin registriväriselt meelde äkki see ilmutusraamat, et ööd seal ei olegi, vaid tal ja Jumal Isa on see päike, on see, kes paistab nende valguseks. et vaata, need taimed, kes on lihavad, nad on elanud selles alalises päevas, nad on päevalapsed, sest Jumal ise valgustab neid. aga need, kes olid külmunud, külma võetud, nad ei olnud selles Jumala päevas, kus Jumal ise valgustab neid kogu aeg. et selline väikene paralleel ja mõte selle kõige otsa veel.